Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Autotundi toetab Alexela. Alexela kodukaardiga kütus kuni -5 senti liitrilt. Tere kuulajad! Autotund on eetris. Stuudios Tarmo Tähepõld, teises Eesti kuskil otsas on Martin Mets ja pärast saate teises pooles on meil mõned külalised. Millest me saate esimeses pooles räägime? Räägime Saaremaal müüakse ühte haruldast autot. Ja räägime ühest väga ägedast loost, mis oli äge kõigile teistele peale sinu, Tarmo, sest sul varastati auto ära. Jaa, näete, juba naeran. Siis räägime sellest, et elektriautode hulka lisandub varsti universaalkerge auto. Ja räägime sellest, et Saksamaal pandi müüki üks vähestest originaal Eleanor Mustangitest. Seda autot vist teavad kõik. Ja vaatame, võib-olla räägime ka ühest refi uuringust ja veel millestki. Nii, aga saate teises pooles on meil ühendus Tartuga, kus on ühes toas istub Go-buss ja teises toas istub Tartu linnavalitsuse esindaja. Ja räägime sellest, et kuidas bussid Tartus liiguvad, millal nad võiks hakata liikuma elektriga ja kuhu see ühistransport üldse kõik läheb. Võt nii, aga siis nädala meie sündmused. Kõigepealt ma juba mainisin, mina panin oma nädala sündmuseks muidugi asi, mis kuidagi oli mul kõrva jäänud varem, aga nüüd lasime ära teha meie reporter Ronald Liivel ka pildid. Kes teab sellist autot nagu DeLorean, mida kasutati filmis Tagasi tulevikku. Üks minu lemmikautodest, selles mõttes täiesti ilma põhjuseta, kuna DeLorean autona on tegelikult suhteliselt saast. Halb mootor, halb juhitavus ja kõik, aga välja näeb jube cool, selline tõeline nohiku auto. Ma ei jõudnud kontrollida enne saadet, kas Eesti registris mõni on, aga hetkel on üks DeLorean müügis Saaremaal. Ja müügis mitte kuskil automüügiplatsil või kellegi garaažis, vaid seda müüakse Kuressaare Kirbukas nimega Putukas. Et kui te tahate teada, kui palju maksab Kirbukas üks DeLorean, siis, ja muuseas see ei ole mingi nali, see ei ole keegi siin automudelit või ei ole keegi ma alguses mõtlesin, et see on mingi selline makett või nagu neid ikka tehakse, et mitte päris auto, aga siis kui ma seda hinda nägin, siis ma sain aru, et ilmselt on see ikka päris auto. 55 000 eurot. Käisin kiiresti läbi Euroopa saidid, et Ameerikas on muidugi nende valik kordades suurem igas hinnaklassis olenevalt seisukorrast. Euroopas mobile.ee portaalis hakkasid nende hinnad kuskilt sealt 45-47 juurest, seega see 55 000 eurot arvestades seda, et ta on sul seal Saaremaal olemas, on suhteliselt okei hind. Ma muidugi täiesti mul puudub ülevaade, et mis seisukorrast on ja niimoodi. Aga kihvt. Siin juba meil tekkisid siin toimetuse sees teooriad, et miks see seal on. Ja minu jaoks kõige parem töötab see, et kuna see on Soome numbriga, seda on Saaremaal siin sügisel nähtud, et lihtsalt keegi soomlane leidis hea viisi, kus oma autot hoiustada, et kui sul garaaži näiteks ei ole või see garaaž ei ole piisavalt soe ja ilus, et seal DeLoreani hoida, siis viide Kirbukasse, seal on soe, Kirbukas saab reklaami, kõik nagu võidavad ainult sellest. Minust väga kihvt, ma tahaks nüüd minna Saaremaale seda autot vaatama. Nii, sina, Martin? Mina tooksin välja selle, et mina olen ikkagi 2+2 teede selline fänn, vähemalt nii kaua. Oot, ma nüüd otsin nüüd kohe selle saate üles, kus me rääkisime 2+2 teedest. Ei, kas ma olen vastupidist väitnud? Ei, mitte sina, vaid see teine, et miks sa ei tohiks võib-olla nii väga fänn olla. Olgu, ei, selles mõttes, et ma jään enda arvamuse juurde. Aga selles mõttes, et nüüd avati ka see Tallinna-Narva maanteel see tükk aega töös olnud see Rõmeda Häljala teelõik, mis võib-olla eelkõige on tuntud selle Aaspere järgi, kus need teed läksid vanasti üheks, et kus 2+2 tees sai tavaline 1+1 maantee ja see oli selline legendaarne koht ka autoõnnetustes. Kummiposti koht või? Jaa, täpselt, sinna nüüd vahepeal pandi kummipostid, mis tegi vist asja veel ainult hullemaks. Aga nüüd on seal korralik 2+2 tee, nagu päris Euroopa riigis
et pean kahjuks tunnistama, et ma olen käinud seal ainult sel hetkel, kui seda veel ehitati. Et ma nüüd ise ei ole sattunud sinna sõitma tükk aega. Küll aga ma sattusin eile sõitma, selle juures on naljakas see, et Maanteeameti esindaja ütles, et oleme kaotanud häiriva pudelikaela, nüüd see pudelikael lihtsalt liikus edasi sinna Narva poole natukene. Et eile ma käisin sõitmas, just sõitsin Ida-Virumaale ja ma läksin pärast sealt Sõmeru pealt pöörasin sinna 1+1 maantee peale. Ja ega see ikka tead ei ole mõnus tee niiviisi, ta tegelikult on teena, ta on hästi äge sealt, et see on üles-alla ja on kurvid ja kõik tore, aga ikkagi sellise põhimaantee Eestis ikkagi ei peaks päris selline olema, see liiklus eile oli seal ikkagi päris tihe, palju rekkaid, palju tuleb möödasõite, selliseid päris sirgeid ideaalseid möödasõidulõike on küllaltki vähe. Et jah, et siit tasub nagu edasi mõelda minu meelest. Selge, aga igas juhul palju õnne meile kõigile, et üks siis pudelikael vähemalt sellest kohast, vähemalt Rakvere inimene, kes tihti Tallinna ja Rakvere vahet peab käima, tema nagu võitis ilmselt praegusest projektist. Kõik, kes peale Rakveret jäävad, peavad natuke veel ootama enda. No võt, kui natukene seda ma nüüd ei tea, sest seda vist ei tea keegi. Jah. Nii, võtame mõned uudisteemad läbi. Või no võtame, ma tahtsin rääkida, et mainisin siin elektrilist universaali, et elektriautod iseenesest ei ole enam eriline uudis, tuleb neid nagu Vändrast saelaudu, tuleb lubadusi, tuleb reaalseid autosid, kõike. Aga kui sa kiiresti mõtled, siis kas sul tuleb kohe pähe, peale nüüd selle auto, millest me räägime, elektriline universaalkerega auto? Tavaline pereauto, mis ei oleks linnamaastur, mis ei oleks sportauto. Ega ei tule, ütleme niiviisi, ise universaalide fännina mina ei tule ette, jah. Sellepärast need elektriautod mind natuke külmaks vist jätavadki. Jah, et millegipärast on nagu linnamaasturite peale välja mindud, igatahes Volkswagen kinnitas, et nende auto, mida nad näitasid juba 2019, hästi totaka nimega kontseptauto Vision, hästi palju Z-tähte, mul juba tuleb allergia siis, kui keegi paneb hästi palju Z-tähtesid ühte kohta. See on natuke naljaks, selline 2000 alguse vibe on selles nimes. Space Vision, et palju õnne selle nime eest, muidugi see õnneks ei jää. Hetkel on see auto juba arenduses järgmise ilmselt siis koodnimega Aero B ja läheb tootmisesse. Ja tegemist on päris ilusa sellise põhimõtteliselt universaalkerega autoga. Aga mis ta siis nagu on selles mõttes, et kas ta on nagu täiesti uus auto või on ta pigem nagu Golfi universaal või on ta Passati universaal või täiesti eraldi? Täiesti eraldi, nagu on see ID3, ID4 seeria, täiesti eraldi auto. Pildi peal tundub nagu selle Golfi ja Passati vahepealne nagu. Jah, ja ilmselt on ka mindud selle peale, et väga ulmet ei tehta, et ikkagi mõõdukalt, sest inimesed ostaks ka. Tuleb turule 2023. Tehnilist ei ole väga palju öeldud, aga et pigem sihitakse sellist natuke premium-klassi, nagu oli Volkswagen Phaeton, ehk siis ütleme, Passat, aga võib-olla veel natukene klass kõrgem, aga mida räägitakse on kui seda autot esimest kord näidati, oli seal 82 kilovatt-tunnine akupakk, mis lubab sõita umbes 480 kilomeetrit, siis praegult käivad kõlakad ka 100 kilovatt-tunnise aku teemal, mis tähendab, et see auto saaks selline umbes 700 kilomeetrit sõiduulatust. Et tundub päris mõistlik, auto on ilus, näis, hind on siis ilmselt ka see premium-klassi elektriauto hind, aga vähemalt tuleb valikut juurde neile, kes ei taha sõita linnamaasturiga. Räägime siis ühest palju aruldasemast autost, Eleanor Mustangit, Ford Mustang, Eleanor kõik teavad, kes ei tea, sellele korraks räägime, film Kadunud 60 sekundiga, see uuem versioon, kus mängis Nicolas Cage, seal oli üks, mis seal salata, üks peategelastest, oli üks hõbedane Mustang, selline tuunitud, teistsugune. See sai muidugi hetkega üle maailma kuulsaks, sellest on tehtud palju koopiaid. Aastal 2018 ostis üks ettevõtte ära selle auto, kuidas ma ütlen, siis visuaaliõigused või patendi, et keegi ei tohi enam müüa sellist Eleanor välimusega Mustangit ja ei tohi isegi ehitada, keegi seal kaevati kohtusse, mingi YouTuber, kes endale tegi. Ühesõnaga, neid Eleanore on üle maailma liikvel, enne kui siin keegi ära kaitses selle, aga
filmis kasutati 11 autot, millest ainult 3 olid selline ingliskeelne väljend hero car, ma ei tea, kangelase auto või siis põhiauto, oskad sa kuidagi seda paremini selgitada, mis asi võiks olla hero car? Kardan, et jään hätta. Ma arvan, et see on see, et kui need ülejäänud 7 kasutati siis ära või 8, mingi hetk, kus autot on kas eemalt näha või on see, et ta on kuskil katuse peal või seest, jah. Siis 3 autot olid sellised, mis päriselt tuuniti ka parem mootor, parem vedrustus, mida siis kasutati tagaajamistseenides. Üks nendest 3, ühesõnaga enamik nendest autodest tegelikult hävis filmivõtete käigus. Palju neid täpselt järgi ei ole teada, üks Hero autodest on ka teadaolevalt filmivõtete käigus hävinud, järelikult neid peaks järgi olema vist siis 2. Igatahes üks on Saksamaal praegult müügis. Üks saksa firma Chrome Cars on selle müüki pannud, hinda muidugi ei ole, aga hinnanguks oli ühes artiklis välja toodud, et üks nendest 8 autost, mis ei olnud Hero Car, müüdi hiljuti, miks ta mul praegu seda lugu ei ava, kas see oli äkki 800 000 euro? Jah, 800 000. 800 000 eurot, nii et ilmselt see Chrome Carsi originaal Eleanor Mustang, ma arvan, et on ikkagi 6 või 7-kohaline number, et üle 1 miljoni kindlasti, et kes on selle auto fänn ja on seda ihalenud ja ei taha koopiat, siis palun, Saksamaalt saab päris selle. Nii, aga sa tahtsid nüüd rääkida veel ühest rehvi uuringust, sellepärast nüüd meil on kohe see 1. detsember käes, kus tuleb endale talverehvid alla panna, et tähendab enda autole soovitatavat. Et mis sellest uuringust selgus nüüd? Ma saan aru, et jutt käis sellest, et milliseid rehve Eesti juhid tegelikult eelistavad? No vana hea, kes tänavu talvele läheb vastu naast, kes lamellrehvidega. Ja jätkuvalt iga jumala sügis ma istun siin ja vaatame ilmselt seda sama uuringut, võib-olla mõnda teist, ja oleme teinud ju autogeeniuses ka ise neid küsitlusi, ja 62% juhtidest jätkuvalt läheb talvele vastu naastrehvidega. 37 lamellrehvidega ja 1% juhtidest ei oma eelistust, kes vist lähevad siis rehvivahetuspunkti ja ütlevad, et pange mulle midagi. Aga see on väga huvitav, et tegelikult ainult 1%, ma isiklikult arvaks, et see võiks olla 10 või 20, et kellel on suva, jah? Kellel on suva, jah, et selles mõttes väga üllatav, et tegemist on ikkagi väga meie ühiskonda väga polariseeriva teemaga, kus igaühel on selge seisukoht, mis on õige ja mis on vale. Jaa, kui meil oleks praegu selline otsesaade, kuhu saab sisse helistada stiilis Vox Populi, ma arvan, et me võiksime siin tunde istuda ja neid kõnesid kuulata, kus räägitakse, et meie maanteedel ei ole võimalik ellu jääda lamelliga, sest et kogu aeg on kiilas jää. Ma sõidan väga palju ringi päriselt ja läksin nüüd ju ka ikkagi lamelli peal üle, sellepärast et üle tükki aja ma pidin ostma omale ise ostma rehvid ja loomulikult võtsin lamellid. Arusaadav, et naastrehvid on eriti populaarsed Kesk-Eestis ja maapiirkondades, kus on see protsent lausa 83. Üks asi toodi siin veel välja, et kas te ostate need talverehvid uuena või kasutatuna, ja ausalt öeldes mina neid numbreid ei usu, et selle uuringu järgi 86% Eesti juhtidest ostab talverehvid uuena, 9% kasutatuna ja 5% on ükskõik. Et see 86% uuena, see kõlab natuke uskumatult. Ei, sellepärast, et rehvi valik on lihtsalt nii suur, et see inimene ikkagi läheb ja võtab neid hiinakaid ja selliseid, ja 50 eurosed uue hinnaga, et see täitsa nagu... Jaa, ta ikkagi tunneb, ta on uus ja siis ta ei pea kellegile seletama seal politseile, et kas see ikka sobib ja kui vana see kõik, et lihtsalt, et sa saad sellist tundmatu nimega rehvi tutikana ka sama hinnaga, mis sulle müüdaks see kasutatud ja sa ei pea, ühesõnaga, ma täitsa usun seda numbrit, aga... Sest ma ütlen, et ma olen ise olnud selle 9% sees, kes on kasutatuna ostnud. Aga väga huvitav, võt see on nüüd jälle number, et sina ei uskunud seda, mina ei usu ühte teist numbrit või ma ei tea, kas see võib olla, et koos selle pressiteatega tuli viga sisse, kui Eesti juhtidest kasutab naastrehve 62%, siis lätlaste hulgas on see 15% ja leedukatel 8%. Leedukatest ma saan veel aru, et nad natuke on ikkagi, päris palju juba lõuna pool, et tõesti,
nende talved on äkki sellised, nagu meil siin viimased aastad on olnud ja siis tekib küsimus, et miks ma neid naastudega klõbistan. Või seal on ei ole ju keelatud. Ühesõnaga, 15% on Lätis ainult naastrehvide eelistajaid. Minu arust on see väga veits kummaline. Üks number oli siin veel tegelikult sees, millele ma korral tahaksin peatuda, loodetavasti jah, et naistest sõidab naastrahvidega 69%, meeste seas 58%, kusjuures ma olen ise seda tähele pannud, et kui ma olen enda tutvusringkonnas ringi vaadanud ja on sellest teemast juttu olnud, siis mul on tunne, et naisterahvastel on selle naastu vastu suurem usaldus. No ikka tundub, ega mulle ka niimoodi esmapilgu, kui ma ei oleks lugenud või kui minu aju ei oleks töödeldud, siis tohutu hulga igasuguste rehvitestidega, et loomulikult tundub ju loogiline, et kui sul on nael, pane kõnni saapaga, eks ju, kui sa kõnnid talvel libeda peal. Kas on lihtsalt saapamuster või seal all on nael ka? Muidugi tundub niisugune naelaga turvalisem, et täiesti arusaadav. Ja kohe lõpetame selle teema ära, kellel rehvidest on kõrini, aga küsiti küsitluse käigus ka, et mida teete vanade rehvidega. Siin on igasuguseid protsente välja toodud, aga lisaks tunnistas koguni 4% Läti ja Leedu juhte, et nad jätavad oma rehvid kuhugi mujale, näiteks üldkasutatava prügikasti juurde. Mis antud juhul on isegi veel hea variant. Ma kardan, et suur osa nendest 4% lennutab need lihtsalt kuskile võssi. Põletan ära. Jah, mille pärast väga viisakalt ei ole siin Eesti seda protsenti välja toodud, et mitu protsenti viskavad. Aga ma arvan, et Eestis on tegelikult see asi seadusega ju päris hästi ära reguleeritud, et minu teada ju paranda nüüd mind, aga küsimus on lihtsalt, kas sa teed seda või ei tee. Ei, ma mõtlen, et on teada, et sa saad ju rehvid jätta sinna kohta, kus sa vahetad ja nendel on kohustus need vastu võtta. Et ma tean, ma olen teinekord ise, olen need kaasa võtnud, ise jäätmejaama ära visanud, et see on ka tasuta paljudes kohtades, võib-olla mõnes kohas. Ma olen ammu mäletan, et olen ka maksnud, aga võib-olla need asjad on nüüd muutunud, aga selles mõttes, et kohustus peaks olema need vastu võtma. Ma tean, et mõnes kohas küsitakse selle eest küll mingi sümboolne summa, aga pigem on mõttekas seda teha. Jah, ja kui uuringus osales 1000 inimest, siis tõenäoliselt kui keegi käib neid võssi loopimas, siis ta seda ei sattunud see uurija selle inimese peale. Nii, aga liigume nüüd nende rehvide juurest kõige põletavama teema juurde. Milleks on siis kas need Tartu bussid või see autovargus? Ma tahaksin rääkida enne sellest autovargusest. Mis siis sul juhtus? Ma ei tea, kas me oleme seda situaatsias, ma tegelikult, see juhtus juba jaanuaris ja ma ei ole tahtnud sellest rääkida, algusest ma ei tahtnud sellest rääkida, sest mul oli natukene häbi ja siis ma ei tahtnud sellest rääkida, sest ma tahtsin enne kogu selle loo avalikustamist, ma tahtsin teada lõpuks, mis siis toimus, ehk ma pidin ootama kuni, ma ütlen kohe etteruttavalt, süüdlane saadi kätte, ma pidin ära ootama, kuni lõpeb kohtuprotsess, kuni mööduvad kõik edasikaebamis- ja sellised vaidlustamistähtajad ja siis ma pidin minema Viljandi kohtumajja füüsiliselt kohale toimikuga tutvuma. Ja nüüd ma olen selle looga täiesti tuttav, aga lugu oli lihtne. Ei varastatud ära minu Alfat ega ka minu Toyota Camryt, aga minu käes oli sõbra Honda Civic, mida mina müüsin, sest ta ise kolis Tallinnast ära ja Tallinnas on palju lihtsam autot müüa kui kuskil sügaval Lõuna-Eestis. Ja siis ma käisin siin vaheldumisi tööl, mis auto sattus, kas võtsin oma Camry, sõbra Civicu, üks vedeles siin kontori juures, teine kodus, selline suhteliselt suvalt. Ja üks reede see Civic siia kontori juurde jäi, ise läksin rahulikult koju, ajasin oma asju, tulin esmaspäeval tööle ja siis tekkis selline, ma ei liialda, selline filmilik olukord, kus ma jalutan läbi meie selle toimetuse parkla, suur parkla meil siin, jõuan välisukse juurde ja siis enne seisma, sest siis jõudis kohale, et midagi on puudu. Ja vaatan parklat, hommikul vara tulin, ongi tühi parkla, aga mitte nii tühi ei peaks ta olema. Kus kohas mu auto on? Ehk siis see Civic. Ja siis tuli paanika. Ja esimene paanika ei olnudki mitte see, et mul on auto ära varastatud, vaid tuli see paanika, et kuhu ma ta siis jätsin.
see tunne, et oi, ma nüüd ei mäleta, kus see on, Jah, kas tõesti just, aju et juba, vanus on juba selline, et vanus on selline, et äkki ma hakkan peast lolliks minema, kujutasin endal stsenaariumit, et reedesel päeval tuli mingi kõne, ma ei tea, kas laps koolist kuskilt, kuule, too mulle midagi, eks ju. Panin täie auruga sinna, pinge läks maha ja siis jalutasin minema sealt ja jätsin auto ükskõik kuhu. Noh, ma olen selleks võimeline küll. Aga siis tulin kontorisse ja hakkasin, õnneks on mul, mina suurt venda ei pelga, mul on kõik sisse lülitatud, igasugused minu location trackingud ja hakkasin oma Google'i ajalugu vaatama, sest ta seal paneb enam-vähem mingite punktide järgi paika, kus sa oled nagu liikunud. Ja vaatasin, no ei ole nagu käinud kontori juures või siis vaatasin oma telefoni, meil tõkkepuu käib siin tuleb helistada ja ei, ma ei ole ka tõkkepuule helistanud. No kuulge, siis on ikka see, et vist on varastatud. Andsin sellest teada siin ka kontoris kõva häälega, kõik said palju naerda. Jaa, ma olin üks nende hulgas. Soovitasid, et äkki ikkagi mõtle, kuhu sa jätsid, siis ma ütlesin, et tead, see vana hea, kui sul midagi kadunud on, võtmed või asjad, siis küsitakse, kuule, mõtle, kus sa viimati neid nägid. Ütlesin, mul on see osa juba läbitud, see auto on varastatud. Tegin politseisse avalduse. Aga kuidas siis tänapäeval üldse autosid varastatakse? Selles mõttes autosid seisis seal ja selles mõttes, et autosid varastatakse Eestis ju tegelikult suhteliselt harva ja kui siin sellest nagu rohkem juttu on, siis on 2 varianti, et kas keegi lähisugulane on võtnud võtmed ja läinud lõbusõitu tegema või on siis kuskilt sealt lõuna poolt tulnud spetsialistid, kes panevad silma peale ja hiljem käed külge ka sellistele vähe kallimatele sõiduriistadele. Ühesõnaga, miks mul alguses selle loo pärast piinlik ongi see, et kuna see oli müügiks mõeldud auto ja tal oli 2 komplekti võtmeid, siis üks võtmekomplekt oli mul ilusti autos. Sellel oli küll puldi, nagu puldi patareid tühjad, aga nagu hiljem selgus, siis auto sai sellega käima ikka panna. Uks ei saanud avada. Teiseks tegin teise suure vea, autos olid mul ka dokumendid, ärge teie seda tehke. Ja nagu hiljem selgus, see ei olnud nüüd mul küll kuidagi meelega tehtud, aga võib-olla siis asi oli selles, et see ei olnud minu enda auto, ei tundnud nii hästi. Mul olid ka uksed lahti. Ilmselt ma olin auto juurest lahkunud, vajutanud seda lukustuse nuppu, aga ega ma ei kontrollinud ju. Ja ma arvan, et enamik meist ju ei kontrolli, kas see klõps ka käib. Ja saatus mängis siis sellised kaardid kätte, et saabus sellel reedel Tallinna linna kodanik Viljandist ilma otsese eesmärgita Tallinnas midagi teha, tahtis lihtsalt natukene tuulutada, võtta natukene napsu. Ütles, et tema Tallinnas käib, siis ta võtab napsu. Hakkas mitte nüüd sulle ta ei öelnud seda, vaid see nüüd selgus hiljem seda kohtulahendist. Ja kuskil öösel, ilmselt oli reede öösel kell 3, oli ta siis jõudnud sellesse kohta, kus ühesõnaga ta hakkas käima ja lihtsalt katsus autode uksi kesklinnas, ilmselt sooviga midagi leida. Ja üllatus, ühes parklas seisis üks Honda Civic, mille uks avanes. Istus sisse, hakkas otsima, et äkki mul on jäetud sinna midagi ja teine üllatus leidis võtmed. Ja mõtles, et läheks sõidaks. Ta ise küll tunnistas korduvalt, mainib, et jah, et ta oli võtnud, aga kuna ta oli joonud, ütleme, vaikselt õlut timminud, et ta ei olnud päris selline, et ta ei saa aru, mis ta teeb või ta ei mäleta, mis ta tegi. Ja siis 3. müsteerium, mis meil või siin 4. oli see, et kuidas ta siit parklast minema sai, meil oli nüüd tõkkepuud. Aga kui ma hakkasin toopäev, kui mul auto ära varastati seda asja vaatama, siis selgus, et meil üks tõkkepuu on selline, et tegelikult sealt vahelt nikerdab väga vabalt läbi. Ja algas üks tunnistuse järgi üks tõeliselt kihvt nädalavahetus Tallinnas. Ta leidis selle jooksul omale päris palju erinevaid juhututtavaid, ühtedega sõits ühte kohta, siis otsiti mingit väga head mingit puhvetit, millest ta oli kunagi käinud. Ühesõnaga, see oli tõeline niisugune, ma ei tea, road movie või peo, sellest läks päris kihvti filmi, mis tal siin Tallinnas kõik toimus öösel. Sõidutas inimesi, mingi hetk jättis ta selle auto vanalinna ja kui tagasi tuli ühelt kuskilt tuurilt, siis auto ei läinud käima enam. Oli palunud keset päeva veel kelletki krokodillegi, et saaks käima panna auto. Ei olnud anda õnneks või kahjuks. Ja jalutas minema ja tegi oma tegusid edasi. Ja tuli veel siis, mis iganes, mul läks seal juba sassi ka, et mis iganes öösel auto juurde tagasi
ja magas seal ka ühe mõnusa une. Ja siis tunnistuse viimane lause oli, et hommikul ärkasin, kõndisin Viljandi bussijaama või tähendab Tallinna bussijaama ja sõitsin koju. Kuidas sa nüüd selle auto sealt kätte said lõpuks? Kuidas ma kätte sain, oligi see, et mul oli siis 2-3 päeva oli sellist olukorda, kus ma olin kindel, et ma olen nüüd oma sõbrale hunniku raha võlgu, sest autol oli kindlustus ja oli ka kaskokindlustus, aga ma nagu juba eos kartsin, et kui kindlustus saab ju teada, et võti oli autos, dokumendid olid autos, et see on nagu piisav alus öelda mulle, et sorry, aga siin nüüd küll kindlustuskaitse ei kehti. Olin päris murelik ja siis kolmandal päeval sõber mulle helistas, et kuule, et mulle tuli e-maili peale teade, et auto on korduvalt saanud vanalinnas trahvi. Et mupo päästis päeva? Jah, ühisteenused päästis päeva, et mul sisuliselt, kujutate jälle nagu filmis, nagu see uksemürts käib ja siis see telefonitoru jääb juhtme otsa niimoodi rippuma hargilt maas, sest ma panin siis nagu täie hooga sinna vanalinna ja sealt ma selle auto leidsin. Vot nii, ühesõnaga võtmed olid alles? Kõik oli alles, mitte midagi ära lõhutud ei olnud, isegi lõpuks kilometraaž ei olnud väga suur, mis ta sellega tegi, et ta pigem enamus aja kuskil istus ja otsis sõpru. Aga mis nüüd siis tänapäeval sellise autovarguse eest ka karistuseks määratakse? Raske öelda, tal oli mitu tingimisi karistust all, tal oli selles samas kohtuotsas erinevaid episoode, mitte ainult minu autovargus, nii et selles mõttes, et kinni ta läks nüüd seekord, aga mitte ainult selle autovarguse eest. Ja ilmselt on see mingi kergendavad asjaolud, et ma ei tea, see toimik oli nagu ikka toimikud jube paks, et ma ei hakanud sealt kõike, mind lõpuks ei huvitanudki, et kes ta on, või ma tahtsin lihtsalt teada seda lugu, kuidas ta leidis mu auto, mis ta sellega tegi ja miks ta selle maha jättis. Tagantjärgi jube kihvt ja naljakas. Aga nüüd nagu jõuaks mingi praktilise sellise lahenduseni, et mida sa nüüd teed teistmoodi pärast seda ja mis sa sellest kõigest õppisid ja mida võiksid nüüd kõik teised sellest kõrva taha panna? Ma ei tea, lukustage uksi, ärge jätke oma varuvõtmeid autosse, et see on nagu, selliseid seiklejaid tundub, et on. Eriti, mis puudutab asjade autosse jätmist ja sama, et kui pime aeg kuskil, neid uksekatsujaid jällegi internetis näeb neid videosid majade turvakaameratest, kus lihtsalt käiakse ja katsutakse autode uksi. Et ma arvan, et esimene asi ongi see, et ärge uksi lahti jätke. Sest et see, et satub see üks inimene, kes tahab selle autoga ära sõita, et see oli lihtsalt minu, ma ei tea, tagantjärgi ma ütleks ajakirjanduslik õnn. Sellest sai päris ägeda loo. Aga te keegi ärge seda tahtke, sest esimesed 3 päeva, kui see auto oli teadmata kadunud, siis mul oli ikkagi päris halb olla. Vot, ma ei tea, selline oli see lugu. Nüüd ma kohe helistan üle interneti Tartusse. Ma vaatan, kuidas meil see õnnestub ja räägime natukene loodussäästlikust ühistranspordist. Aga sulle, Martin, ilusat päeva jätku! Autotundi toetab Alexela. Alexela kodukaardiga kütus kuni -5 senti liitrilt. Enne saate teise poole juurde jõudmist tahtsin natukene vabandada, et pärast seda internetikõnet Tartuga selgus, et sees on väikene kaja. Et loodetavasti me saime seda piisavalt maha võtta, kuulamist see ei tohiks väga segada, aga natukene on seda kuulda. Nii, tere tulemast tagasi kuulama Autotundi ja nüüd on meil, mitte nüüd päris stuudios, küll aga üle õhusilla Henri Pokk, kes on Go-bussi logistikajuht ja Jaanus Tamm, kes on Tartu linnavalitsuses projektijuht ja me hakkame rääkima gaasibussidest ja ühistranspordist üldiselt. Nii, aga võtsin teid telefoni otsa sellepärast, et rääkida, kuidas ma ütlen, rohe üleminekust või arengutest ühistranspordi vallas. Kõigepealt äkki siis Jaanus, kas Tartu kogu bussipark on läinud üle gaasibussidele või on see protsess veel pooleli? See protsess on tõesti toimunud ja alates 2019 juulist on siis Tartu linnaliinu teenindavad bussid, gaasibussid. Et
mida selles mõttes jah, tulevik toob seda täna täpselt ei oska öelda, aga hetkel on meil tõesti kõik kasutuses olevad bussid on gaasibussid. Mitu neid on? Neid on, ütleme, igapäevases kasutuses 67 koos siis reservbussid. Kas bussipark üldiselt, ma ei tea, võtame 10 või 20 aasta taguse ajaga, just nagu siis korraga liinil olevaid busse, kas Tartus on pigem suurenenud või vähenenud? Sest mina elasin 20 aastat tagasi Tartus ja sõitsin nende kollaste bussidega, aga kas nüüd on nagu liinid tihedamad, on seal rohkem sõidukeid? Minu teada on jah, liinikilomeetrite hulk on suurenenud ikkagi ja liinil olevate busside arv ka võrreldes 10-20 taguse aasta ajaga. Kui me räägime gaasibussidest, võib-olla siis äkki Henri oskab rohkem valgustada, kas on ütleme, need bussid, mis hetkel liinil on, kas nad on hetkel nagu tipptehnoloogia või kas gaasibussil ja gaasibussil on ka vahet, näiteks 10 aastat vana gaasibuss, kas nad sõitsid vanasti üldse äkki mitte CNG-ga või mingi teise gaasiga? No busside puhul üldiselt räägime ikkagi maagaasist, CNG-st, jah. Vahe on pigem olnud gaasimahutites või gaasipaakides, siis nende osas on pigem suurem areng toimunud, et mis puudutab gaasimootoreid, siis jah, euro 3, 4, 5, 6, nagu need standardid on, need on arenenud, aga muidu on laias plaanis ei ole see areng väga kiire olnud. Aga see mahuti tähendab siis nagu suurust põhimõtteliselt, kui palju sinna mahub? Need suurusi on kogu aeg saanud eri suurusi teha, aga siis CNG paakidel on siis 4 tüüpi. Tüüp number 1 on näiteks lihtsalt teraspaak ja tüüp number 4 on juba mingi komposiitmaterjalist ja seal on vahe nii siis ohutuses kui ka siis mahuti kaalus, et kuna gaas on, kui buss on nii-öelda täis tangitud, siis mahutites on gaas 200-250 baari all. See tähendab seda, et need mahutid peavad olema päris kindlad, et nad ei puruneks. Võtame ühe hirmu ka kohe maha. Kas gaasibuss on kuidagi pidi ohtlikum liikluses, kui on siis diiselbuss? Kui juhtub õnnetus? Ma julgeks öelda, et ei ole ohtlikum. Et nendel gaasiballoonidel on oma igasugused kaitsemehhanismid, mis tegelikult kaitsevad kõige hullema eest. Et ei ole siin mingit inimkannatanutega õnnetusi hiljaaegu lähiümbruses küll ette näidata. Jaanuselt küsin siis linnavalitsuse poole pealt, et kui nüüd neid otsuseid on siin aastate jooksul tehtud, et minna üle gaasibussidele, mis arvutused selle juures tehakse? Üks on, ma saan aru, keskkonnamõõde, aga kui palju on sellise bussipargi väljavahetamisel nagu puhtalt majanduslikke põhjuseid ja kas see maagaasibuss tuleb ka majanduslikult tasuvam? Ütleme niimoodi, et peamine kaalutlus on alati olnud ikkagi keskkonnakaalutlus. Aga mis puudutab nüüd gaasibussi, siis gaasibusside juures on üks hästi oluline majanduslik mõõde on stabiilne kütusehind. Et kui siin ütleme, vedelkütuste hinnad võivad tihtipeale kõikuda väga lühiajaliselt üles-alla, siis gaasihinnad on üldjoontes ikka väga pikalt ja hästi stabiilsed. Aga tal kilomeetri hind tuleb diiselkütusest odavam igal juhul? Tuleb jah, täna tuleb ja eks see sõltub natuke gaasi hinnast loomulikult, et võib alati nii olla, aga praegu hetkel on ta tõesti nii, jah. Et julgeks öelda kõrvale, et igal juhul päris ei tule gaasibussiga sõitmine odavam, kui on näiteks diiselbuss, aga kui on teatud tingimused täidetud, siis võib see täiesti nii olla. Et näiteks ühe bussi kohta suur läbisõit ja mingisugune suur tankimiskogus, et siis seal tekib mingisugune eelis, sellepärast et gaasibuss ise on ikkagi 10-20% kallim võrreldes diiselbussiga. Kas need hinnad tehnoloogia arenedes on ka nagu see vahe vähenemas? Et gaasibuss näiteks 10 aastat tagasi versus gaasibuss täna,
kas ta on juba odavam või ta jääb pigem alati kallimaks kui diiselbuss? Ma arvan, et ta jääb ikkagi kallimaks. Et, ja see gaasitehnoloogia on ülemineku tehnoloogiaks väga hea tehnoloogia, aga tegelikult suuremad bussitootjad pingutavad pigem elektribusside nimel juba täna. Kas seda keskkonnakasu mõõdetakse kütusekulu või siis ikkagi CO2 näitude pealt? Oskate öelda, Jaanus? No ikkagi CO2 näitude põhjal, jah. Et see on ikkagi kõige olulisem indikaator. Okei. Aga kas on sellist võrdlust, et keegi välja arvutanud, sest ma ei ole kunagi otsinud, kui palju näiteks CO2 paiskas õhku üks kollane Ikarus, kui palju teeb seda mingi moodsam diiselbuss ja kui palju siis maagaasiga buss, mis vist ei paiska üldse? Selles mõttes, kui rääkida puhtalt CO2-st, siis need vahed ei olegi nii suured. Et vahe tuleb sisse siis, kui on gaasibuss kasutab kütuseks biogaasi. Et biogaas on siis, arvestatakse justkui, et on nagu, kui nad on biotoodetud, et siis tal on justkui nagu null jalajälg. No, tegelikult see CO2 sinna atmosfääri paisatakse. Et, ja mis erinevus tavalisel gaasil ja diislil on heitmete mõttes on see, et gaasibussil on praktiliselt ainuke heide on CO2 ja muid heitmeid ohtlikke ei ole. Et siis diislil on neid muid heitmeid igasuguseid, mida siis ajapikku igasuguste katalüsaatorite ja muude seadelistega püütakse vähendada. Kas nende gaasibusside soetamisel või üldse nagu linnaõhu parendamise nimel, kas seda toetatakse ka Euroopa või riigi tasandil, et kogu see bussipargi väljavahetamine, et Jaanus, et kas see on nagu soositud ka rahalises mõttes? Jah, kindlasti kahtlemata, ütleme sellised keskkonnasäästlikumad ja rohetehnoloogiad on ikka olnud soositud. Otseselt, ütleme, keegi täna ei toeta gaasibusside soetamist või kasutusele võtmist või sellist, aga Eesti puhul näiteks küll toetatakse biometaani kasutamist bussides, mis on siis ka omaette motivaator ja kui me siin Euroopa tasandil vaatame, siis jah, on sealpool ka toetatud gaasibussidele üleminekut ja nüüd siis järgmisel ainena tegelikult juba nii elektri kui ka vesinikbussidele üleminekut. Kui kaugel see järgmine laine võib olla? Praegult, kuidas tundub, ütleme niimoodi linna poolt, kas lihtsalt mõeldakse, et võiks või on reaalselt ikkagi juba mõeldakse mingi infrastruktuuri arendusele, et saaks elektribussi laadida? Kaugel me oleme? No ütleme niimoodi, et meie jaoks on suhteliselt ilmne see, et 9 aasta pärast meil veoleping lõpeb ja tuleb uus veoleping, siis on üsna ilmne, et need bussid, mis siis tulevad, on elektrimootori jõul liikuvad, kas nad saavad oma elektriakudest või mingist kütuseelemendist või veel millest muust. See nüüd on teine küsimus, aga üsna ilmne, et need saavad olema selles mõttes elektrimootoriga bussid ja elektrimootorite jõul edasi liikuvad bussid. Täna me väga konkreetseid ettevalmistusi veel selleks ei tee, sellepärast, et me ei tea ka täna täpselt, kuhu suunas see tehnoloogia ikkagi liigub ja ma usun, et see saab siin nähtavaks võib-olla 3, 4, 5 aasta pärast. Et linna poolt vaadatuna lihtsalt on ka see, et täna linn tegelikult ostab teenust, et linnal endal ei ole bussipark ise ei oma taristut, et selles mõttes linn ei pea ka võib-olla otseselt väga suuri olulised taristu investeeringud täna tegema. Aga küll on selge see, et kui suundumus on teada, siis tuleb seda ka teavitada, et potentsiaalselt siis teenusosutajad teaksid ennast ette valmistada. Nii, ja Henri, ütleme siis K-bussi poolt, et seal asjas rohkem sees olles, ma tean, siin Tallinnas neid elektribusse testitakse, et kaugel see tehnoloogia on? Või ütleme reaalselt, isegi mitte tehnoloogia, vaid reaalselt see, et me hakkaksimegi sõitma elektribussiga linnas?
reaalselt teoreetiliselt on võimalik, aga praktikas ei ole ühtegi suuremat linna ette näidata, mis oleks 100% elektribussidel üle läinud, et selles mõttes ilmselt natukene on veel aega, aga see on valdkond, millele kõik bussitootjad kõvasti panustavad praegu. Kui palju üldse ühe bussi ekspluatatsiooni aeg on, et kui nüüd on uued gaasibussid, et millal on see hetk, millal peaks neid hakkama välja vahetama? Tartu linna puhul on see veoleping on 10 aastat ja arvestades siinset võrdlemisi suurt läbisõitu, siis see 10 aastat ongi suhteliselt mõistlik, et siis vajaks tegelikult buss juba kapitaalremonti. Ja palju selle ajaga läbi sõidab? Selle ajaga sõidab, ma pakun, et 700–800 000 kilomeetrit võib-olla. Kuhu lähevad need bussid, mis Eestis enam ei kõlba, me läheme üle uuematele tehnoloogiatele, et kuhu läksid diiselbussid, kuhu pannakse pärast, ütleme, ma ei tea, see gaasiga sõitev buss, kas on mingi turg või need lähevad lammutusse? Ida-Euroopas, nii-öelda väljaspool Euroopa Liitu veel neid busse tahetakse, küll mitte kõiki, ja osad lähevad või suur osa läheb ikkagi lammutusse. Need tükke siis kasutatakse arengumaades veel ja nii edasi. Jaanuselt küsin, kas Tartus on olnud ka elektribussi katsetust? Oli terve aasta otsa, katsetasime siis 2019 või me alustasime 2018 septembris. Kas sinna jäi talv ka sisse? Sinna jäi talv ka sisse, jah. Et see oli päris huvitav kogemus selles mõttes, et kuna ta oli pilootprojekt, siis seal juhtus ikka mõningad väiksed tehnilised probleemid, aga kuna Eestis ei olnud tehnilist tuge, siis kippusid need seisakud jääma või minema päris pikaks. Aga iseenesest, kui me räägime nagu tehnilisest poolest, siis nii palju, kui me operaatoriga suhtusime, ega siin mingid erilisi probleemi ei olnud. Et paar sellist väiksemat elektrispetsiifilist viga juhtus, aga neid juhtub ka samamoodi nii gaasi kui ka diiselbussidel. Et sellist midagi fataalset ei olnud ja toimis tegelikult väga kenasti. Ja lihtsalt, ütleme, juurde võiks nii palju lisada, et need bussijuhid, kes selle peal siis sõitsid ja töötasid, ütlesid, et nemad ei taha enam vana bussi tagasi minna. Mis elektribussidel on, et need nii-öelda laadimisvõrgustik, et selle ehitamine, see nõuab väga suuri elektrivõimsusi ja investeeringuid. Et see on see, millega peab arvestama. Ma isegi julgeks öelda, et need, mis akutehnoloogiad ja sellised on, et siin ütleme viimastel aastatel on nad nii kaugele arenenud, et selle poolest juba võiks täiesti mõelda nende pikaajalisele kasutusele võtule. Jah, siin oli Tallinna puhul oli erinevaid asju kaaluti või kaalutakse, et üks on see, et bussid laevad siis nii-öelda baasis või et ehitatakse näiteks lõpppeatustesse väiksemad pistikud, kus saab et väiksema akuga bussid, aga et saab kiiremini täis laadida, et natuke hajutada seda laadimist, aga jah, võrk on ilmselt hetkel isegi suurem takistus. Just. Kui palju elektribuss on ju ikka, me ei räägi siin 10-20% kallim kui näiteks üks gaasibuss, vaid ikka kordades, jah? Ütleme, laias laastus täna võiks öelda umbes 2 korda kallim. Kas need arvutusi on tehtud, et kas hind kilomeetri pealt, ütleme, kulud on väiksemad, hoolduskulud, elektri hindamist ka lõppkokkuvõttes tuleb odavam kui kütus, et palju see hinnavahe siis tuleks või kas ta teeniks näiteks selle sama 10 või 8 aastaga selle vahe tagasi? Et kui teeniks, siis täna sõidaks meil igal pool elektribussid, aga täna vist peale katsetamise pole rohkem sõidetud, et selles mõttes, et täna majanduslikku mõtet elektribussi kasutamisel ei ole. Et gaasibussil see mõte teatud hetkedel tekib ja gaasibussil ongi see, et linnaõhk on puhtam, on võimalik kasutada kohalikku biokütust ja siis teatud tingimustel on ta ka soodsam kui diiselbuss. Aga see tankimine või sõiduulatus, et kas seal gaasi- ja diiselbussil ei ole vahet, et ta ei pea käima tihedamini tankimas? Laias laastus on vahe umbes 2-kordne,
aga selles mõttes, mis puudutab sellist regulaarset liinivedu, siis ühe päeva nagu sõidab ühe paagitäiega vabalt ära, et selles mõttes mingit probleemi, kui sellist ei ole. Ma võib-olla lisaks lihtsalt kiiresti nii palju jõuda, et meie arvutused näitavad seda, et elektribuss muutub tasuvaks kuskil praegustel tingimustel 14-15 aastal. Tuleb oodata, kas mingeid Euroliidu meetmeid, mis toetavad või siis veel seda akutehnoloogia odavamaks minekut. Jah, et siin mingi elektribusside kasutamise meede on ka väljas, et selles mõttes riik seda kuidagi nagu soosib. Et gaasibusside puhul mingid meetmeid ei ole, et on ainult see, et biogaasi tootmist siis toetatakse. No, lihtsalt võib-olla taustateadmiseks, et riik siis oma maakonnaliini bussiveo hangetel nüüd viimastel aastatel ja ilmselt edaspidi soosib väga tugevalt gaasibusside kasutusele võttu siis oma hindamiskriteeriumitega, et selles mõttes kui täna GoBussil sõidab näiteks kuskil 50 või ligi 50 gaasibussi erinevates Eesti piirkondades maakonnaliinidel, siis suure tõenäosusega Eestis hakkab neid aina rohkem ka nii-öelda linnavälistel vedudel nägema. Õige, jah, see on ju veel linnavahelised liinid ka, et no, need on ju praegu linna lähiliinid. Ja, et noh, aga seda, et Tallinnast Tartusse seal on teatud probleem tulenevalt siis gaasibussi olemusest, kuna balloonid on seal katusel, et siis see raskuskese läheb bussil pigem üles ja siis tegelikult kui tahta, et oleks väga suurte pagasiruumidega bussid, siis neid ei ole nii lihtne ehitada. Et Tallinn-Tartu puhul on pigem teema LNG bussid. LNG tanke on üks ka Eestis olemas, et see on kindlasti nii-öelda kaugvedude puhul tulevik. Et LNG on siis põhimõtteliselt sama, mis CNG, ainult et siis bussis on ta hoiustatud vedelal kujul suure miinustemperatuuri all siis. Ma kujutan ette, et ennem ilmselt tuleb vesinik peale. Aga mis puudutab linna lähiliiklust ja sellised maakonnaliiklust, siis üle 75% Saare maakonnas sõitvatest bussidest on näiteks gaasikütusel. Tartu maakonnas umbes pooled bussid on gaasikütusel, et ja noh, siin hiljaaegu on läbi viidud hanked Ida-Virumaal ja et suure tõenäosusega tulevad sinna ka gaasibussid näiteks. Aga see infra, kus see bussid saaksid kütust, see on nagu igas suuremas piirkonnas olemas juba, et see ei saa ilmselt takistuseks olema, jah? Üldiselt suuremates linnades on ja neid tekib ka juurde, et see nagu paraneb iga aastaga pisut. Muidugi, kui kogused lähevad väga suureks, siis võib olla vajalik seda infrat pisut laiendada, aga üldiselt praegu on toime tulnud. Okei, aga suur tänu, et selle siin praegult vastu pidasite, selle tehnoloogilise keerulise aja, aga suur tänu! Aitäh! Autotundi toetab Alexela. Alexela kodukaardiga kütus kuni -5 senti liitrilt.